Uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. USA president Donald Trump mõistis Venemaa droonide Poola territooriumile tungimise teravalt hukka ja toonitas, et Poola ei jää kaitseta. Nimelt kehtestab USA 200% kaitsetollid Venemaa droonidele. NATO õhuruumi jälgitakse ööpäevaringselt ning kõik üle piiri tunginud droonid loetakse üle, misjärel saadetakse Venemaale maksunõue. Mida rohkem Venemaa droone saadab, seda rohkem makse kasseeritakse ning nii võivad Vene droonid hakata riigile, millisesse neid suuremas koguses saadakse, hakata hoopis sisse tooma. NATO on 20 Vene drooni tungimist Poola territooriumile tõlgendanud mitte agressiooniakti, vaid kaubandusena, mille pealt saab teenida. Teenistus võib mõned analüütikute sõnul tulevikus kujuneda korralikuks. Ja Eestisse. Valitsus on välja kuulutanud riigihanke saamaks teada, kas inimestel võib ka vahelõigus olla. Seni ei ole seda võimalikuks peetud ja laialt levinud teadmiste kohaselt on rahulolematust seostatud madala haridustaseme ja fiskaalpoliitika alase võhiklikkusega või sageli ka lihtsalt kiusuga, mida on konjunktuurilikel põhjustel väljendatud. Uuritud on ka teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi eraldi üheselt välja tuua, et inimestel on ka vahel õigus ei saa, märgib peaminister, lisades, et kui riigihanke korras leitav eksperthinnang tõesti leiab, et ka inimesed saavad maailma asjadest aru, siis tehakse uus uuring, millega uuritakse, kas madal toetus valitsusele võib olla seotud valitsuse tööga. Ja veel mõned teated valitsuse töölaualt. Valitsuses on laual uue ministeeriumi loomise kavand ja hetkel oodatakse mõjuanalüüsi valmimist, et ellu kutsuda segamisministeerium. Nagu nimigi ütleb, saab loodava ministeeriumi peamiseks ülesandeks igakülgselt segada nii ettevõtjate kui kõikide teiste ühiskondlike gruppide igapäevast tööd ja toimetulekut. Hetkel segab inimesi iga ministeeriumi eraldi, harva koordineeritult ja see toob kaasa olukorra, kus vahel tundub, et riik nagu otseselt ei segagi ja siis jälle segab igal sammul eriti suures ulatuses. Segamisministeeriumi alustades aga oleks kogu segamine ühe ministeeriumi käes ja ülejäänud saaksid inimeste ellu sekkumise lõpetada ja keskenduda mitte segamisele. Analüüs näitab, et tegelikult tahavad nii riik kui ka rahvas peamiselt üht, et neid ei segataks nii palju. Ja veel positiivset. Valitsus on otsustanud ülereguleerimise vastu otsustavalt võitlema hakata ja loomisel on regulatsiooniministeerium. Uue ministeeriumi ülesandeks on jälgida kõik võimalikke regulatsioone ja hoolitseda, et neid üleliia palju ei oleks. Esimeses järjekorras töötatakse välja vastav regulatsioon, mille alusel regulatsioone hinnata ja otsustada, kas ühte või teist regulatsiooni vaja või mitte. Regulatsiooniministeeriumi tulemuslik töö peaks aitama kaasa avalikus sektoris töötavate ametnike arvu vähendamisele, kes saavad koondamise järel tööle asuda hoopis regulatsiooniministeeriumis, et senisest veelgi tulemuslikumalt ametnike arvu kontrolli all hoida. Esialgu vajab uus ministeerium vähemalt 1300 ametnikku, et kõikide ametnike ja nende ülesanneteks olevate regulatsioonidega hakkama saada. Eetris olid uudised.